70ndate aastate lõpus, 80ndatel hakkasid levima ka kiirsahad ja eriti siis muutusid nad massiliseks pärast Eesti taasiseseisvumist, kui neid hakati tooma sisse Lääne-Euroopast. Ja siin me näeme ühte Belarus traktorit, millel on ette monteeritud üks ühehõlmaline kiirsahk, mida siis kasutati lumetõrjel ja sõna kiirsahk tähendab eelkõige seda, et tegemist on suurel kiirusel töötamisega ja selle tulemusena siis lume paiskamisega teelt kaugemale, et vältida lumevallide teket tee äärtesse. Põhiliselt siis sellised sahad paigaldati rasketele veoautodele, mis olid enamasti komplekteeritud ka liivapuisturiga või soolapuisturiga.